Kolleegid räägivad täpsemalt tänasest, mis meid ees ootab ja täpsemalt siis ka presentatsioonide juures. Olge avatud, küsige, aga võib-olla väga globaalselt meie poliitikast siis nüüd kindlustusjärelevalves, eelkõige siis teenuse järelevalve aspektist ja teiselt poolt ka rahapesu tõkestamise valdkonnast. Järgmine aasta 2019 me suures osas keskendume oma järelevalves siis kindlustushuvi välja selgitamisele ja eelkõige võib-olla siis läbi selliste veebikanalite müügi. Et huvitav on see, et kui me siin Euroopa kontekstis diskuteerime erinevast finantsinnovatsioonist, ka EIOPA, kes on siis Euroopa järelevalveasutus kindlustusvaldkonnas, siis Eesti oma lahenditega on vägagi innovatiivne. Ja see puudutab ka näiteks kindlustuse müüki, et meil on väga palju sellist üle veebi kindlustuse müüki, mis võib-olla väga paljudes riikides on väga innovaatiline, aga teistpidi see on ka päris suur väljakutse, ja see ei puuduta ainult meil kindlustusvahendust, puudutab ka näiteks vastutustundliku laenamise nõuete rakendamist, kus sul ühelt poolt on nagu päris intensiivne regulatsioon, väga detailne regulatsioon ja päris suur väljakutse on siis tegelikult teiselt poolt selline saavutada kliendisõbralik lahend ja täita siis kogu see detailne normistik, Ja see on nüüd harjutus, mida me 2019 teiega läbi teeme, kas just kõigiga teiega, kus me ka riskipõhiselt vaatame kindlustuses valdavalt siis mahud, kui palju keegi kus vahendab või otse müüb kindlustusselts, et proovime ka järelevalvajana siin selliseid mõistlikud lahendeid leida nendes oludes, ja loomulikult see teistpidi on teile endalegi väljakutse. Ühelt poolt ei ole meil järelevalves mingit motivatsiooni kuidagi sellist innovaatilist müüki takistada, aga teiselt poolt, kuidas siis rahuldaval kujul see keskkond ja nõuete täitmine olema peaks. Rahapesu tõkestamisest kahtlemata, kui me räägime riskipõhisest järelevalvest, siis kindlustus on meil võib-olla siis natukene tagapool otsas, et meil on endiselt väga palju tööd teistes valdkondades. Me oleme oma rahapesu tõkestamise poliitika sisustanud hetkel läbi selle, et tegeleme eelkõige kõrge riskiga mitteresidendiga. Jätkuvalt me oleme selles segmendis, ehk et see, mida te täna siin ka rahapesu tõkestamises kuulete, et samamoodi, et ega kusagil ei ole kadunud proportsionaalsus, riskipõhisus ka meie tegevuses, teie üle kontrollimisel, ja teie poolt ka siis ütleme nende nõuete rakendamisel, mida me ette kirjutame, mis meie hinnangul on pigem abistava iseloomuga. Nad on küll väga detailsed, väga mahukad, kui me näiteks vaatame ka meie uut rahapesu tõkestamise juhendit, aga endiselt, et ühelt poolt risk, kindlustuses üldjuhul, et võtame siin kahjukindlustuse, on see tõenäoliselt päris madal, et seetõttu ka püüame ka siin sellised mõistlikud lahendid turul saavutada. Ja see on minu poolt kõik, soovin teile täna head teabepäeva ja väga vabandan, et ma pean minema teiste ülesannete juurde, mis on rahapesu hetkel. Aitäh teile. Tere siis head kindlustuse turustajad, et ma saan ühe terminiga pöörduda teie kõigi poole, et ei ole enam kindlustusandjad ja kindlustusvahendajad. Et kuidas on kuuldavusega lugu, et mul on siin mikrofon ka, ma saan selle endale ka kuskile külge panna või taga kostab hästi sinna? Väga hea, siis ma ei pane, muidu hakkab äkki liiga kõvaks see heli. Nii, täna siis
tänase päeva teema on need muudatused, mida siis meile on kaasa toonud kindlustusturustuse direktiivi kehtima hakkamine ja selle ülevõtmine siis Eesti õigusesse. Ja juhin ka tähelepanu mõnedele Euroopa poolt tulnud aktidele, mis võib-olla igapäevatöös ei kipu nii kätte jääma, võib-olla just ennekõike väiksematel turuosalistel. Ja siis lõpus on ka mõned küsimused, vaatame üle, mis eelnevalt esitati. Ja töökorralduse võiks teha nii, et kui on jooksvalt küsimus, võib ka vahele küsida, et võib-olla on raske meeles pidada pärast. Aga kui sobib, siis ma istun maha ja räägin istudes, et ma pean siin võib-olla vahepeal slaide vahetama või mõne õigusakti peale hüppama, kui tuleb küsimus, siis on natuke mugavam toimetada. Nii, et siis kõigepealt üldiselt IDD eesmärk oli siis ühtlustada erinevate kindlustuse turustajate teenuse osutamise tingimusi, et sellepärast, kui te vaatate kindlustustegevuse seaduses, siis on see definitsioon toodud ka sinna ette otsa. Siin paragrahv 5 siis määrab ära, kes on kindlustuse mis on turustamine ja kes on turustaja. Et seda te kindlasti olete juba lugenud. Siis on eesmärk veel oli edendada klientide kaitstust kindlustusteenuse jaeturul, seda ennekõike võib-olla siis näiteks läbi selle teabedokumendi nõude, tugevdada klientide kaitstust kindlustuspõhiste investeerimistoodete puhul, seal on riskide huvide konflikti maandamine ja siis luua rohkem võimalusi piiriüleseks tegevuseks. See siis läbi siis järelevalvete vahelise teavitamiskohustuse ja ka siis teenuse osutamise tingimuste teada andmise. Ja siis võtmeteemad olid, et regulatsioon on nüüd laienenud, mis tähendab, et on tulnud ju juurde kohustusi, et täna ei anna nagu hinnanguid sellele, et kas see nüüd on hea või halb, lihtsalt vaatame seda olukorda kui normist tulenevat ja neid kohustusi, mis siis sellega kaasnevad. Ja nagu ütlesin, et toobki juurde uusi kohustusi, eriti kindlustusteenuse väljatöötajatele, siis klientide teavitus, uus IPID, ingliskeelsest sõnastest tulenevalt, kahjukindlustuse teabedokument on see ja siis täiendavad nõuded kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamisel, huvide konflikti, tasustamise põhimõtete ning sobivuse asjakohasuse hindamise osas. Et need on ka, saavad kajastatud läbi nende dokumentide, mis siis on need Euroopa Komisjoni määrused, rakendusmäärus ja delegeeritud määrused. Et nüüd lühidalt vaatakski need dokumendid üle, kommenteerin neid suuliselt, et mul pole mõtet seda lihtsalt ekraanile kuvada, seda puhast teksti. Kui paljud nüüd turuosalisest igapäevaselt on ka seda dokumenti oma töös ja oma sisekordade väljatöötamisel niimoodi lugenud, et kas kõigil on need dokumendid tuttavad? Et siis selgitangi lähedalt, sest kuidagi minu sisetunne ütleb, et just väiksemad turuosalised, nende baasdokument on üldjuhul kindlustustegevuse seadus, mille nad on välja printinud siis võib-olla aasta või paar tagasi. Aga kui see nüüd seadus muutub, siis võib-olla jääb kahe silma vahele, et need uued kohustused. Ja sinna me veel jõuame, aga etteruttavalt võin öelda, et eriti sise-eeskirjade osas tõenäoliselt mingi ka jälle sisetunde põhjalt öeldes võin öelda, et tõenäoliselt on meil turul turuosalisi, kelle sise-eeskirjad ei ole värskendatud ja ei ole kooskõlas seetõttu ka vastavalt kindlustustegevuse seadusega. Nii, võtame siis järjest esimene on siis see teabedokumendi määrus. Et selle määruse ja neid tegelikult need, mis mul jäi alguses ütlemata, need slaidid lähevad kõik üles FI-veebi ja meil on siin täna ka salvestatakse seda ettekannet
nii et seda saab ka FI-veebist järel vaadata, nii et mul on võimalus olla esimest korda siis YouTuber ka. Et jah, et me meili, kuna eelnevalt küsiti, et kas neid slaide ka saab ja siis jah, neid saab FI-veebist, et me ei hakkagi eraldi postitama, et saate ise vaadata. Ja nüüd selle määruse juurde tagasi tulles, siis selle määruse eesmärk on siis tekitada klientide olukord, et nad saaks sihukest ühtset kujundusstruktuuri ja vormingut ja ka ikoone ja sümboleid, kus on ühtlustatud. Et sellise dokumendi abil oleks tal siis kerge mõista ja võrrelda seda toodet, teenust, mida ta siis ostma hakkab. Ja siis see määruski annab nüüd väga selged nõuded kohe, kuidas peab olema see toode kirjeldatud. No, ennekõike on see määrus puudutab kindlustusandjaid meie turul, sest meil on ikkagi toote väljatöötajad on kindlustusandjad. Et võib-olla üksikutel juhtudel Eestit vaadates on mõni maakler paneb ka toote kokku, aga üldjuhul on see suunatud siis kindlustusandjatele. Küll aga nii-öelda turundamise protsessis on sellel dokumendil oluline koht, sest ka maakler peab selle dokumendi andma edasi oma kliendile. Küll aga ta peab selle saama kindlustusandja käest või selle tooteomaniku käest, keda ta vahendab. Ja siis selle toote osas siis on piiratud maht, väga selge, selle teabelehe osas on siis väga selged ikoonid, märgistused, see on küllaltki detailselt lahti kirjeldatud ja kus on siin riskikoht, kui te seda dokumenti kokku panete, siis mina soovitaksin pöörata tähelepanu, kui on, võtan selle, liigun natukene edasi selle slaidi peale, siis on parem kaasa mõelda. Nii. See on nüüd see teabeleht, mis sellest määrusest tuleneb. Et siin on, te näete seal oranži hüüumärgiga lahter ja siis on roheline käesurumise ikooniga lahter. Et senine kogemus on nagu näidanud, et seal tekib kirjelduste juures nagu eksimusi, et kantakse siis kliendi kohustused üle kindlustuskaitse piirangute alla. Et see sama määrus siis, see sama määrus annab ka selle liigituse, et kuidas ja mis teemad peavad olema mingis sektsioonis kaetud, et ärge kartke seda määrust lahti võtta, ta ei ole üldse raske lugemine. Nii, pärast tuleme veel korraks selle teabelehe juurde tagasi, siis mõned märksõnad veel, aga lühidalt siis see on nüüd selle rakendusmääruse kohta. Nüüd järgmine dokument, mis siis, mida ka ei peaks pelgama, on siis delegeeritud määrus, mis siis räägib toote järelevalve ja juhtimise nõuetest, mida siis kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate juures. Et see nüüd kindlasti on selline dokument, mida ka maaklerid peavad kätte võtma ja siin siis, kuna see ütleb selgelt ära, et käesolevat määrust kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate suhtes, kes siis ka neid tooteid vahendavad. Siin selle määruse sisuks on siis kindlustustoote koostamise, juhend toote heakskiitmise regulatsioon, sihtturu määramine, toote seire läbivaatus,
aga siit see dokument paneb ka kohustuse koostada erinevaid sisemisi regulatsioone ja neid regulaarselt läbi vaadata, et ka jälle pole praegu väga mõtet kõiki sätteid detailselt ette lugeda, aga siit need kohustused tulenevad ja kui te oma sise-eeskirju koostate, siis on see kindlasti hea abimaterjal, et neid mõtteid sinna panna, sest elu on nagu näidanud, et sise-eeskirjade koostamine on üks niisugune ebamugav toiming natuke, kus siis jäädakse selle sisustamise kätte, aga siit saab neid mõtteid juurde. Ja kolmas dokument on siis, aga see nüüd puudutab kindlustuspõhiseid investeerimisteenuseid ja tooteid, et see nüüd on kõige kitsamad sektorid tänasest auditooriumist puudutav, et sellel ka nüüd võib-olla nii väga pikalt ei peatu, et võib-olla märgusõnad oleksid siis need, et kui nüüd huvide konfliktist üldjuhul kasutatakse huvide konflikti maandamise instrumendina teavitamist, kliendi teavitamist huvide konfliktist, siis nüüd IRE-toodete puhul on ikkagi huvide konflikti maandamiseks niisugused sisemised organisatoorsed meetmed, sisemised regulatsioonid ja huvide konflikti olukorrast kliendi teavitamine on siis nagu viimane meede nüüd nende IRE-toodete puhul, et see peaks olema nagu eelnevalt juba sisemine regulatsioon maandama sellise olukorra, et pigem kui nüüd järelevalvajale jääb silma, et teie mingis kliendi failis on nagu seda teavitust ebamõistlikult palju, siis tekib küsimus, et kas sisemine regulatsioon ei ole piisav. Nii. Lähme siis edasi. Siis veel üks abimaterjal, kus te saate ka mõnele küsimustele vastuse, mis siis on teie kolleegidel ka mujal Euroopa Liidu raames tekkinud, on siis küsimuste ja vastuste lehekülg EIOPA kodulehel, et sealt on võimalik vaadata siis erinevaid tõlgendusi. Nii, nüüd selle IDD ülevõtmisega toimus väikene muudatus ka nüüd kindlustusagente puudutavas osas, mis siis tõi, kui Eesti läks rangema reguleerimise teed, et kindlustusturustuse direktiiv välistab sellised, annab määratluse, et osa kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendajaid on jäetud direktiivi kohaselt välja direktiivi regulatsiooni alt, keda meie üldiselt tunneme reisibüroo tüüpi vahendajatena. Aga Eesti arvas nad registreeritavate agentide hulka ja siis see regulatsioon ongi siis kindlustustegevuse seaduse paragrahvis 175 on siis erandi alusel tegutsevad kindlustusagendid, keda meil tuleb kanda ka vahendajate nimekirja. Seal on antud siis seal paragrahvis 175 lõige 1 on antud loetelu nendest sätetest, mis siis kindlustustegevuse seaduses nendele kohalduvad ja siis nendel ikkagi säilis õigus vahendada mitut konkureerivat kindlustusteenust samas kindlustusliigis, mida siis tavaline agent ei või teha. Ja see esimene, need kaks ülemist agendi jaotuse all, agent põhitegevusena ja kõrvaltegevusena, seal nüüd seadus neid nii väga otseselt ei defineeri, aga ta paneb teatud kohustusi, eristab seal sise-eeskirja koostamise osas näiteks ja ka seal koolitust puudutavas osas eristab siis neid seda liiki agente, et aga üldine nii-öelda nimekirja kandmise regulatsioon on nende osas sama.
kes siis on põhitegevuse või kõrvaltegevusena agendid. Ja jah, selle põhimõtteliselt sama, mis ma ka nüüd siin rääkisin, eks ole, et kui me nüüd vaatame, varasemalt neid reisibüroosid ei kantud vahendajate nimekirja, nüüd seal on alla joonitud see paragrahv 195 lõige 1 kohaldub siis ka nende erandi alusel tegutsevatele agentidele. Ja see toob kaasa siis kohustuseda kanda vahendajate nimekirja, et selleks on siis FI veebilehel on eraldi jaotis. Ja kuna juba veebi peale jutt läks, siis praegu toimub meil uue veebi ellukutsumine ja te tõenäoliselt saite kindlustusandjad, kes on agente sisestavad, said ka siin mõned päevad tagasi kirja selle kohta, et hetkel siis ei saa agente muuta, kuna toimub nende nimekirjade ümber tõstmine ja et tagada siis see andmete kvaliteet on korraks peatatud siis võimalus kanda agente nimekirja, et ei maksa muretseda, me ei tule kontrollima, kas teie agent on, kellega te olete agendilepingu sõlminud, siis sellel hetkel nüüd lähima siin nende päevade jooksul, et me arvestame sellega, et me ise keerasime teil sisestamisvõimekuse kinni. Nii. Ja siis nagu siit ka näha, et siis see uus agentide sisestamise tehniline lahend on siis ID-kaardi põhine ja siis kui nüüd määrate neid isikuid, kes sisestama neid hakkavad, siis tasub mõelda lihtsalt enda töökorralduse peale, et oleks siis olemas majas mõni inimene, et kui on näiteks pikal puhkusel, siis võib-olla jääb hätta, kui on ainult üks inimene määratud, kellel on see õigus antud, et kas siis annate seal juhatuse liikmele või ja meie poolt on siis ka see, et need lepingud valmistame ette, kui meile laekuvad ära nende isikute andmed, kellele need õigused antakse ja praegune plaan on selline, et me siis iga kord hakkame uuendama seda lisa, kui tuleb teavitus isiku muutuse kohta, et omada siis selgelt ülevaade, et kes siis on teie poolt need isikud, kellele on antud juurdepääsu õigused ja teil samamoodi, siis see on siis 2 eksemplaris see leping, eks ole. Teate ise ka, kellel on õigus ja kellel ei ole õigus sisestada agente. Nii. Nüüd tulen tagasi selle turustamise mõiste juurde. Tahaksin välja tuua sellise erisuse, mis nimetame seda eelmist redaktsiooni vanaks seaduseks. Vanas seaduses oli siis see maakleri vahendustegevus niimoodi poole definitsiooni pealt läbi lõigatud ja ära piiritletud ja see klientide haldamine, täitmine, kindlustuslepingu täitmisel abistamine oli selle maakleri vahendustegevuse regulatsiooni alt väljas. Et nüüd on ka siis kliendi kindlustuslepingu haldamine ja täitmine toodud siis turustamise mõiste alla, kus ta omab tähtsust tegevuse edasiandmise regulatsiooni puhul ka. Sellepärast, et maakleri tegevuse edasiandmine on küllaltki piiratud ja kui see on siin alla toodud, siis sellist tegevust enam edasi anda ei saa. Nii. Ja kindlasti on huvitav teema nüüd see, mis siis on nüüd see kalkulaatorite teema, mis on emotsioone tekitav läbi aja olnud. Et siin on ta seatud tingimusse sellest, et kas siis on klient selle protsessi tulemusel saab otse või kaudselt sõlmida kindlustuslepingu veebilehe, rakenduse või muu sellise keskkonna kaudu, et ei ole praegu meil välja kujunenud praktikat, katsume selle definitsiooni põhjal siis kuidagi sellist olukorda hinnata ja üks kriteerium, mida me selle puhul ka arvestame, on muidugi ka kliendi huvid, sest meie esmane ülesanne ongi kliendi huvide kaitsmine. Aga jah, tasub tähelepanu pöörata sellele
et kalkulaatorid on nüüd täpsemalt reguleeritud siin definitsioonis. Küsida võib? Jah, lähen tagasi. Kujundab case by case või siis täiendab soovituslikku juhendit. Mis vormis kujundamine käib? Ma arvan, juhtumipõhiselt või tuleb juhendisse mingi täiendav? No juhendiga on nüüd niimoodi, et kuna meil oli siin, käisime korraks meie Finantsinspektsiooni juhendi, selle kohta on ka küsitud meilt varasemalt, et vaatasime ta nii-öelda värskendamise pilguga läbi, aga ei ole veel ära kehtestanud, sest me ootasime, et äkki tuleb turult mingisugust temaatikat, mis vajab reguleerimist. Tegelikult on väga vähe tulnud turult küsimusi seoses selle uue regulatsiooniga, et ei tahtnud nagu hakata väga hakkima seda juhendi kehtestamist, et peaks väga kiiresti nagu jälle uut redaktsiooni hakkama tekitama. Aga nüüd, mis puudutab seda hindamist, kindlasti ma ütleks niimoodi, et läbi case by case'i me saame kujundada oma arvamuse, mida siis saab kajastada juhendis. Et ega neid case'e väga palju ei ole, et see kalkulaatorite buum käis natuke aega, võib-olla mingi paar aastat tagasi käis läbi, kui tuli igasuguseid arendajaid, kes tahtsid väga igast äppe luua ja võrrelda. Aga jah, siin mul ei ole väga mõtet siin ümber pudrukausi tiirutada, et kindlasti on üks teema olnud liikluskindlustusfondi kalkulaator, kus siis on tehtud ka muudatusi läbi ajaloo ja eks siis tuleb seda siis ka meil vastavalt hinnata, kas seal on otse sõlmimise võimalus või ei ole otse sõlmimise võimalus või on seal üldse avaliku ülesande täitmine või mitte. Et praegu igal juhul seisukoht on ka see, et tarbijat ei kahjusta. Aga eks seda siis peab täiendava praktika tekkimise ja Euroopa praktika tekkimise puhul siis kujundama, sest et nagu ka Andre Nõmm ennem ütles, et me oleme suhteliselt esirinnas oma müügikanalite lahenduste poolest ja meie jaoks elektrooniline müük ei ole mingisugune insurtech, mis osadele riikidele nagu on, tuuakse välja kui mingisugune uudne innovatsioon. Et võib-olla lihtsalt selles kontekstis ei jõua see kas otse või kaudu lepingu sõlmimine nende arusaamisse veel nii hästi kohale. Nii, siis vaatame korraks üle ka selle, mida siis see regulatsioon, mis oli kindlustuse vahenduse osas ennem seal 174 paragrahvis äkki, on nüüd toodud ettepoole paragrahvi 5 nagu üldisemaks ja oli selline palju elevust tekitanud sätte vanas seaduses paragrahv 174 lõige 4.4, mis siis rääkis kindlustushuvi välja selgitamise küsimustiku täitmisel abistamisest, et see säte on nüüd seadusest kustutatud, põhimõtteliselt asendab seda siis nüüd seal paragrahv 5 lõike 4 punktid 3 ja 4, ehk siis mis räägib nüüd seda andmete ja teabe liikumist siis kindlustuse turustaja vahel nii ühte kui teistpidi. Et kui nüüd hindate oma turundustegevust, siis tasub sellele kindlasti tähelepanu pöörata, et kas ei teki seal vajadust siis juba litsenseeritud tegevuseks ja või võib niisama viia kontaktblanketid kuskile rehvivahetustöökotta ja saada need pärast mingil kujul tagasi. Et see on niisugune väike muudatus siis selles osas. Nüüd toongi välja nüüd seltside maaklerite ja agentide kaupa need muudatused, mida siis on IDD kaasa toonud ja nagu ma ennem juba sissejuhatavalt ka ütlesin, need samad delegeeritud ja rakendusmäärused aitavad siis neid siseeskirju värskendada, kellel juhtumisi ei ole värskendatud, kuigi ma usun, et teil kõigil ju korralikult on need värskendatud.
et ja siis te lihtsalt näete, saate endale võib-olla ära fikseerida, et mis on need teemad. Mul pole seda väga mõtet ette lugema hakata kõiki neid sõnastusi, et põhimõtteliselt teemad on, eks ole, siis kindlustusandjatel IRE-toodete puhul huvide konflikti maandamine, siis koolitustundide täistegemise regulatsioon ja siis toote juhtimine, väljatöötamine ja siis muudatuste tegemise kord, eks ole. Et saate korraks veel pilgu peale visata oma sise-eeskirjale, kas on midagi vaja seal värskendada. Nüüd maaklerite puhul, mis ma märkusena ütlen, et see IRE regulatsioon oli juba varasemalt aasta algusest tulnud, et siis 10 ja 11 on nüüd oktoobrist tulnud regulatsioonid. Maakleritel siis samamoodi on vaja sise-eeskirju muuta ja siis esimene puudutab ka sedasama huvide konflikti, teine on siis see koolitus, see 15 tunni regulatsioon ja kolmas on siis seesama teenuse väljatöötamise ja regulatsioon, need on siis need samad määrused, eks ole. Ja ma ei toonud siin välja kaks sätet on veel, kus oli lihtsalt terminoloogiline muutus, kus siis ma võin need lihtsalt öelda, et muidu jääb teile sisse siuke indikaator meie jaoks sise-eeskirja, kus ei ole sõna vahendus asendatud sõnaga turustamine, et siis me saame öelda, et ei ole oma ajakohastanud oma sise-eeskirju. Need on siis seal lõige paragrahv 186 lõige 2 punkt 8, siis on kindlustusmaaklerile kindlustuslepingu turustamisel esindatavate nõuete täitmise tagamise kord, varasemalt oli siis vahendamisele esitatavate nõuete täitmise tagamise kord ja teine oli siis muu tegevuse lahususe hoidmise kord siis turustamisest, eks ole, varem oli siis vahendusest, et see on lihtsalt terminoloogiline muudatus, mitte sisuline, aga need, mis ma siin slaididel välja tõin, on siis sisulised muudatused, millega tuleb siis eeskirjas tegeleda. Ja nüüd ei tea, kas meil on täna agentuur ka esindatud siin, kindlustusagentuur, et agendi puhul on ka vaja siis eeskirja teatud juhul kehtestada ja ka siis seal nüüd ka siis muudatusi teha. Nii. Aga nüüd siis juba millele me ennem lühidalt rääkisime sellest teabedokumendist. Siin on nüüd siis need alused, kust ta tuleneb ja nüüd ta on siis meil kehtiv, et alati tekitab nagu kindlustusandja, kindlustusturustaja, kindlustusvahendaja ehk siis nüüd turustajate poole pealt ebamugavust uue dokumendi kehtestamine, alati on küsimus selles, et kas on vaja üldse täiendavaid teavitamisi. See dokument on nüüd natukene erinev, sest siin on tehtud siukene lihtsustatud stampvorm, eks selle, et mis siis peaks andma niimoodi, et kui klient, kes ei ole spetsialist selles valdkonnas, ta peaks saama sealt selle ülevaate kätte kohe sellest dokumendist. Ja nüüd, mis ma veel märkusena tahtsin öelda, et kui te nüüd võtate tutvute nende dokumentidega, kes ei ole veel igapäevaselt seda teabedokumendi standardvormi määrust lugenud, siis sellega juhtus niimoodi, et ta tõlgiti alguses valesti paaris kohas ja seal on juures niisugune vigade paranduse tekst, et teil tasuks võtta siis mitte jääda kohe sellesse esimesse dokumenti kinni, kui te sealt Euroopa õigusaktide andmebaasist vaatate,
et seal on ka konsolideeritud tekst olemas, aga seal konsolideeritud tekstil ei ole jälle seda sissejuhatavat osa, mida on ka võib-olla tõlgendamise puhul hea kasutada, et tasuks vaadata mõlemat, nii seda rakendusmäärust kui ka seda vigade parandust. Nad on korraga kuvatud, kui te need panete sisse selle rakendusmääruse numbri. Et siis seal oli tõlke probleemid. Et näiteks oli see, et algselt tegid, kuidas ma lepingu tühistan, õige oli, kuidas saan lepingu lõpetada. Et siis ei võta parandamata dokumenti oma tegevuse aluseks ette. Aga mis siis on välja toodud ka Euroopa poolt selle dokumendi koostamisel, et näiteks kuna see on väga detailselt vormi etteandev dokument, siis seal päise osas on see sinine põhi, eks ole, on olnud küsimus, et kas see, kuna nüüd seda ei ole üheselt reguleeritud selle päise vormi, siis et kas seal võib teha muudatusi, et minu vastus oleks, et tegelikult ei või, sellepärast, et selle määruse sissejuhatav osa ütleb ka, et nagu ühtse vormi ja kujunduse kasutamine ja see vorm on siia lisatud, et olen näinud siukseid, kus on siis see sinine näiteks ära jäetud. No, mis on selle sinise probleem on see, et kui nüüd teha, seal on nagu sinine taust ja valge tekst, et ja kui see tekst läheb väikseks, on seda küllaltki tülikas lugeda. Et peab sellega siis arvestama, et see visuaalselt on see natukene, ei ole võib-olla päris hästi läbimõeldud lahendus, aga pigem siis katsuda leida see sobiv fond. Fondile annab ka see määruse siin, minimaalsele fondile annab nõude, eks ole. Ja siis, mis on veel välja toodud, on see võib tunduda natuke imelik praegu kuulates, aga kui te vaatate seda loetelu, eks ole, kus on need linnukesed, ristikesed ja kriipsukesed, siis väga oluline on nendest sümbolitest kinni pidada, nendest linnukestest, ristikestest ja kriipsukestest ja samuti ka nende värvist, sest väga tihti on juhtunud seda, et tehakse lihtsalt musta värvi. On küll selle mustvalge kohta ütleb ka see dokument, et teda võib ka mustvalgena välja printida, kui see on vajalik. Aga siis ta peab olema ikkagi arusaadaval kujul. See regulatsioon on siin kuskil öeldud, et ta võib olla ka mustvalges vormis, kui on see printimiseks hädavajalik. Siis samuti need ikoonid, et palun siis nendest disainidest kinni pidada, sest seal on ka tehtud nagu erinevat loomingut nende osas. Aga jah, siin ka vist muud mul ei ole praegu selle vormi osas lisada, lihtsalt, et need olid need riskikohad, et jah, et kus siis on see kindlustuskaitse piirangud ja kliendi kohustused. Ja, et see oli siis see riskikoht ka veel. Nii. No, üks teema veel muidugi selle, et mida on rõhutatud, et lisatooteid ja valikulist kindlustuskaitset ei tohi seal siis mida kindlustatakse linnukesega tähistada. Et mis selle põhjus on see, et isikul võib tekkida arusaam, et tal ongi see kaitse juba peal, ilma seda süvenevalt sellest, et ta tegelikult peab selle vastava valiku tegema. Et see on lihtsalt selline tehniline märkus. Nii. Ja nüüd jah. Kaks tähelepanekut selle sama asja kohta. Siis kindlustusmaaklerite tööstusharu poolt, et 2 kuud on nüüd asi kestnud, eks, et sa rääkisid küll nüüd sinisest kastist ja ikoonidest ja nii edasi, aga sa ei rääkinud sellest tekstist, mis selle sinise kasti all on ja loeme selle siis kõva häälega uuesti ette, et kliendile antud see paber, mis algab sõnadega, et see, mis siin kirjas on, ei oma mingit tähendust, sest see on teistmoodi kokku lepitud teie enda kindlustusdokumentides või mis iganes, kuidas see nüüd
sõnade järjestus on. Ehk ütleme siis niimoodi, et kliendile antakse paber, mis algab sõnadega, et see, mis siin kirjas on, ei ole relevantne, vaid loe lepingu tingimusi. Ehk siin on, ütleme, retooriline märkus siis üleskutsega rakendada järelevalvet proportsionaalselt, et sellel dokumendil on teatud nõrkusi kliendi teavitamisel tulenevalt sellest kontseptsioonist ja sellest lausest, et see on nagu tähelepanek. Ja teine tähelepanek siis 2 kuu pealt tootedokumendi väljatöötajatele on see, et absoluutses enamuses on see leht küll välja töötatud ja turustajatele maaklerite näitel edastatud. Aga selles edastamisteates on puudu üks oluline määratlus, ehk sihtturg. Ehk siis Eesti kindlustustööstus praegu töötab pimedas, et ta tegelikult ei tea, kellele kaskokindlustust võib müüa. Et siis niimoodi nüüd te teate, eks, et tööstus töötab pimedas ja eks te siis proportsionaalselt peate need järelevalvet. Jah, see IDD tõi ka seda proportsionaalsust päris palju sisse erinevatesse regulatsioonidesse. Aga selles osas ma pean nõustuma, et kuna selle teabelehe koostamine on üsna niisugune loominguline protsess, et mida sinna panna ja mida välja jätta. Ja maht on väga selgelt piiritletud. Isegi on öeldud, et peab olema valmis siis regulaatorile põhjendama, miks on pikem kui teatud arv lehti. Pikem kui 3 vist oli see määrus, äkki ütles, et võib olla kuni 3 lehte. Hea oleks, kui oleks, jah, ma vaatan kohe, kus ta siin oli see. Tavaliselt koosnema 2 A4 leheküljest, kuid ei tohiks mingil juhul olla pikem kui 3 A4 lehekülge. Et üks asi tuli veel meelde, mis puudutab seda sise eeskirju, et kui nüüd oma regulatsioone uuendate ja näiteks on meie hulgas maaklereid, kes elu sees ei kavatsegi hakata üldse näiteks IRE-tooteid, investeerimisriskiga elukindlustustooteid või üldse elukindlustust vahendama, siis võib seda ka täiesti oma sise-eeskirjas ära märkida. Et see nagu vabastab teid esiteks selle regulatsiooni koostamise vastutusest ja teiseks on ka meil järelevalvet tehes lihtsam. Ja siis, sest et miks ma seda ütlen, on ju see, et kui teil seda ei ole selgelt ära märgitud, siis me küsime, et seadus annab ette loetelu teemadest, mis tuleb sise-eeskirjas kajastada ja maakler teadupärast, kui ta on juba õigustatud kindlustusmaaklerina tegutsema, võib ju vahendada kõiki kindlustustooteid. Nii et eeldus on see, et tal on terviklik sise-eeskiri, mis käsitleb kõiki tooteid. Et kui on näiteks, see on selline praktiline võimalus, et kui ikkagi ei vahenda ja ei ole ka kavas vahendada, siis muidugi kui ühel hetkel tekib ootamatu soov vahendada, siis te peate ka kiiresti enne seda oma sise-eeskirja selle uue tegevusega kooskõlla viima. Aga selline võimalus on, et see ei ole vale öelda, et ma ei tegele selle valdkonnaga ja seetõttu ka see regulatsiooni nõue ei ole minu puhul võib-olla asjakohane. Aga jah, sihtturu määratlemist selle kohta on ka üks nendest määrustest, eks ole, kes siis ja seda siis jälle sise-eeskirjades tuleb see korraldada ära ja regulaarselt üle vaadata, eks ole. See tuleb ka turule välja saata. Silt saadab selle välja, siis see tuleb sihtturu määratus. Just. See on hetkel turutõrge, et seda ei ole. Valimatult juhuslikele klientidele praegu oleme tunnitud kasvukindlustust vahendada. Tõenäoliselt on see siis kindlustushuvi võib-olla seal nagu sa ka ise viitasid proportsionaalsusele, et mõne toote puhul on see sihtturu määratlemine proportsionaalselt vähem tegevust nõudvam kui teise toote puhul.
nii, aga nüüd on niisugune teoreetilisem pool on käsitletud ja vaataksime nüüd üle need küsimused, mis siis on laekunud. Et küsimus siis on selline, et kas laitmatu ärialase maine kontrolli läbiviimise kohustus on kindlustusandjal. See tähendab, kas kindlustusandja kogub iseseisvalt andmeid või dokumente, mis tõendavad isiku laitmatut ärialast mainet või on isik kohustatud ise kindlustusandjale vastavad dokumendid esitama. Et siin on nüüd, tuleks vaadata erinevaid isikute kategooriaid. Et ei ole, siin ei ole täpsustatud esialgu seda, et keda see puudutab, et siin on eks ole juhid, siis on kindlustusandja, eks ole, praegu meil küsimus, jah. Juhid, siis kindlustuse müügiga tegelevad isikud, agendid ja siis oma töötajad, eks. Et juhtide puhul oleme siin välja märkinud paragrahv, võtan ette 106, nii, ja 107, juhid on 107, jah, et seda laitmatut ärialast mainet reguleerib meil paragrahv 106 ja need kirjeldused, mis seal lõikes 2 on antud, eks ole, seal esimesed 4 puudutavad siis töötajat ja 5.6 punkt puudutavad siis juhte ja siis agendi puhul on siis see sobivuse kontroll tuleb läbi selle, et ta esiteks nimekirja kanda võib sellise agendi, kes vastab kindlustustegevuse seadusele ja teine punkt on siis 197 lõige 4, see on siis kindlustusagentuuri juhatuse liikme ja otseselt kindlustuse turustamisega tegeleva ärialase maine kontrollimise kohustus on kindlustusagentuuril. Et see on siis agentuuri puudutav osa, et seal, kui juba juriidilisest isikust kindlustus agent teil tuleb, siis saab öelda, et on agentuuril endal see sisemine kohustus. Nii. Siis on järgmine küsimus. Siin ongi jah, nüüd on juba eelnevalt viidatud see diferentseerimine seal nende maine hindamise kriteeriumite osas. Et küsitud on müügitöötaja agendi suhtes ei rakenduks 106 lõike 2 punktid 5 ja 6, aga siis kui nüüd vaadata seda 106 lõige 2 primmi, siis seal on piiratletud seal töötaja maine, et on piiratud nende lõigetes punktis 1-4 kirjeldatud kriteeriumitega. Et see küsimuses on natuke läinud laiemaks, kui see tegelikult töötaja puhul ei ole siis see 5 ja 6 kohased, et need on siis juhtide ja vastutavate isikute teema rohkem. Nii. Nüüd, kas kindlustusandja on kohustatud tagama kindlustusalaste teadmiste omandamisega kindlustusagentuuri, kelle puhul on kindlustuse turustamine kõrvaltegevus ja kes ei vasta 175 lõige 1 tunnustele. Töötajate või juhatuse liikmete osas. Nüüd, kui vaadata seda koolituse nõuet agentidele, siis on 197 lõige 7 olen välja märkinud, mis ütleb, et käesoleva seaduse paragrahvis 178 sätestatud kindlustusalaste teadmiste omandamise võimaluse peab käesolevas paragrahvis nimetatud isikutele tagama kindlustusandja, kelle kindlustuslepinguid need isikud vahendavad. Et kuna siin paragrahvis on nimetatud siis nii
noh, see isik on nimetatud, eks ole, selles paragrahvis, siis ta peab tagama, jah, on vastus. Niimoodi. Siin on, tõenäoliselt on väike kirjaviga on sees, et on tõenäoliselt mõeldud seda, et kas siis töötajate või ainult juhatuse liikme osas, see on juhatuse liikme osas, kes on turustamise eest vastutav või ainult juhatuse liikme osas, et loeme siis selle küsimuse niimoodi esitatuks, et kindlustusandja on kohustatud kas kindlustusandja on kohustatud tagama kindlustusalaste teadmiste omandamise ka kindlustusagentuuri, kelle puhul on kindlustuse turustamine kõrvaltegevus ja kes vastab kindlustustegevuse seaduse paragrahv 175 lõige 1 tunnustele töötaja osas, kes on kindlustuse turustamise osas vastutav või ainult juhatuse liikme osas. Et ei oskagi öelda, mis nüüd, või on tahetud ikkagi võrrelda tavalist juhatuse liiget ja vahenduse eest vastutavat juhatuse liiget, et kas mitme juhatuse liikme osas või siis ainult selle juhatuse liikme osas, kes vastutab turustamisest? Okei. Siin ma vaataksin siis 175 lõige 3, lõiget 1 ja lõige 3 koos mõjus, sest et lõige 1 annab meile need normid, mida siis seda tüüpi agendi suhtes kohaldatakse ja kui me nüüd vaatame seda lõiget 1, siis seal ei ole 197 nimetatud, mis siis räägib tavaliste agentide juhtidele ja töötajatele esitatavatest nõuetest. Tulin veel üle 197 lõiget 4, ei, vabandust, 197 4 on nii juhatuse liikme osa. See puudutab ikkagi ainult ärialase maine punkti, mitte ei puuduta koolituse regulatsiooni ja 175 lõikes 3 on antud siis erinorm, mis siis ütleb, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kindlustusagendi nimel otseselt kindlustuse turustamisega tegeleval füüsilisel isikul peavad olema käesoleva seaduse paragrahvis 178 sätestatud kindlustusalased teadmised, mille omandamise võimaldamise eest vastutab kindlustusandja, kelle kindlustuslepinguid ta turustab ning kes rakendab siis selleks paragrahv 105 lõike 2 punktis 10 nimetatud korda, siis on see kindlustusandja sisene koolituse kord. Et no, kui ma nüüd neid normid kokku panen, siis mina ütleks, et juhinduda tuleb ennekõike ikkagi ainult sellest 175 lõikest 3, mis räägib siis kohustusest tagada õppimisvõimalus siis sellisel reisibüroo tüüpi agendil ja sellel isikul seal, kes siis füüsiliselt tegeleb siis füüsilisel isikul, kes tegeleb siis otseselt kindlustuse turustamisega. Ma peaksin nagu niimoodi lähtuma, sest et ma ei näe, et see lõige 1 kohustaks neid 197 koolituse nõudeid muus osas, kui ainult lõike 4 osas järgima. See on sobivuse nõuded, eks ole, see on sobivuse säte, eks. Et no, pigem ma piirduks, kui sellele küsimusele on vastust otsida vaja, siis selle 175 lõikega 3. Nii. Nüüd on küsimus, kas reisiagentuuride puhul, kes vastavad 175 lõige 1 tunnustele, ei rakendu agendi lepingust tulenev lojaalsuskohustus. See tähendab, et reisiagentuurid võivad müüa mitme erineva kindlustusandja reisikindlustust. Ja siin ütleb seadus, annab neile sellise erinormiga, annab sellise õiguse, eks ole, et see siis tuleneb siis lõikest paragrahv 175 lõige 1 ja lõige 2. Et lõige 1 siis annab jälle see sama loetelu, millised normid kohalduvad ja nende suhtes ei kohaldu siis see piirang, mis tavalistel agentidel tuleb paragrahvist 195 lõige 2,
mis keelab samaliigilist toodet müüa ühel agendil konkureerivat toodet, eks ole. Ja veelgi enam, ta veel lõige 2, paragrahv 775 lõige 2 ütleb, et selle kindlustusagendi tegevusele, kes tegutseb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustel ja vahendab ühel ajal mitme kindlustusandja konkureerivaid kindlustuslepinguid, kohaldatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sätetele käesoleva seaduse paragrahv 198 lõige 2 punkti 10. See oli minu arust vahendustasu avalikustamise nõue. Jah, agenditasu suuruse avalikustamise nõue. Ma vist juba läksin. Nüüd on natuke vaja küsimus täpsustamist, et kas see ma arvan, et kas on tahetud küsida seda, et kas remonditöökoda, kes pakub kindlustust, võiks ka tegutseda seda tüüpi agendina. Vastus on, et see sõltub sellest teenusest, et kas see on siis tema nendele tingimustele vastav, eks ole, mida võtame korraks ette. See oli see saad erisuse paragrahv, eks ole. Kui siit on nüüd näha, nii, mis ta siis seab tingimusteks, eks ole. Ei ole peamine tegevusala, tegemist ei ole krediidiasutuse investeerimisühinguga, remondikoja puhul ei ole tõenäoliselt. Ja siis kindlustusleping sõlmitakse kindlustusagendi pakutava kauba või tema osutatava teenusega kaasnevate riskide kindlustamiseks ning see katab selle kauba riske, kahjustamise või kadumise riski või reisiteenuse korral pagasi kadumise või riski. Nii et vist edasi ei peagi lugema, seal on veel see summaline piirang tuleb ka lõpus teenuse hinna puhul. Ja et kui see on nüüd selle tema teenusega seostatav, siis ma ütleks, et võib küll, jah. Et tuleb lihtsalt vaadata me oleme harjunud mõtlema, eks ole, et 175, et me räägime automaatselt reisibüroodest, et see on kõige klassikalisem näide, väga hea lihtne tuua. Aga see on ka muu selline tegevus, mis siis vastab nendele seaduses kirjeldatud tingimustele. Nii. Nüüd natuke lähme võlaõigusesse. Kui lepingueelne teave on esitatud veebilehel, mis ei vasta püsiva andmekandja nõuetele, tuleb teave esitada kas kindlustusüttele isiklikult suunatud viisil või siis paragrahv 430 lõige 3.1-4 toodud tingimuste kohaselt ja palutakse tuua näide, millisel juhul on lepingueelne teave esitatud veebilehel, mis vastab püsiva andmekandja nõuetele ning kui kindlustusandja on esitanud oma e-posti aadressi, siis kas seda saab tõlgendada kui kindlustustegevuse seaduse, see peab olema võss vist, ma eeldan, tõlgendada kui vist küsimus on, kui kindlustusvõtja on esitanud, et muidu läheb lappama. Jah, et kindlustusvõtja on esitanud ja siis tõenäoliselt võssi selle paragrahv 430 lõige 3.2 kohaselt nõusolekuna. Nii, ma arvan, et nüüd seda esimese poolele vastates me peaksime vaatama seda püsiva andmekandja määratlust, mis siis on võlaõigusseadus paragrahv 11 ja ütleb, et püsiv andmekandja on vahend, mis võimaldab isikul säilitada isiklikult temale suunatud teavet nii, et see on teabe otstarbele vastava aja jooksul kättesaadav ja muutmata kujul taas esitatav. No kui ma nüüd näidet tahetakse tuua, siis see nüüd on minu isiklik arvamus, niisuguste õigushinnangute puhul me ütleme alati seda juurde, sest see ei ole Finantsinspektsiooni hinnang, on see, et ma kujutan ette, et selline veebileht võiks olla siis selline, kus isikul on oma mingi kasutajakonto näiteks, kus ta saab minna oma lepingu peale või on tal oma nii-öelda kliendi fail loodud seal või oma kasutajatunnus, millega ta siis saab
oma suhteid vaadata ja ta pääseb sealt sellele lepingule muutmata kujul ligi. Et ma suudaks midagi sihukest välja pakkuda, aga noh, see on lihtsalt üks teoreetiline võimalus. Et noh, seal peaks, kuna on seostatud, eks ole, see seatud sõltuvusse püsiva andmekandja olemusega, siis tasuks sellele küsimusele lahendust otsides vaadata seda definitsiooni ja võrrelda, et kas siis väljamõeldav lahend vastab nendele nõuetele. Ma võtsin nüüd siia kõrvale ka, nüüd on väga väikses kirjas, tõenäoliselt loetamatu, ma kardan, aga ühele slaidile suuremana ei mahtunud. Küsimus oli siis selles, et kuidas siis antud e-posti aadress, et kas seda võib käsitleda kindlustusvõtja nõusolekuna. No, siin on tõlgendatav olukord, sõltub alati sellest, eks ole, et nii, kus ta siin oli, kui kindlustusvõtja on andnud kindlustusandjale teenuse osutamiseks oma elektronposti aadressi või on muul viisil kinnitanud oma korrapärast juurdepääsu internetile. Ja mina ütleksin niimoodi, et kui nüüd see klient on teile ühe korra kirjutanud oma e-posti aadressil, siis ma ei julgeks seda lugeda piisavaks tahteavalduseks edaspidi suhelda ja lepinguid sõlmida ja kohustusi täita ainult selle aadressi kaudu. Kõige kindlam viis on alati muidugi oma kas siis tüüpvormides või kuskil küsida, et kas see e-posti, andes e-posti aadressi annad sa nõusoleku sellega selle kaudu suhelda või siis küsida spetsiaalselt seda, et määrata ära see eesmärk, milleks on. Jah, et siis siin ta ütleb ka, et kui kindlustusvõtja on andnud teenuse osutamiseks oma elektronposti aadressi, eks ole, siis ma seostaks seda sellega, et see suunitlus, miks ja kuidas ta pöördub kindlustusandja poole, peab olema siis selgelt tuvastatav, et see pöördumine ongi olnud teenuse saamiseks, eks ole, et pean nagu sellist tõlgendust kasutama, et kui ta lihtsalt küsib mingisugust infot, et sealt ei ole seostatav selle teenuse osutamise tahtega ja sooviga saada teenust, siis ei tasuks lugeda tõsikindlaks, et see kontakt on, või see andmekanal on siis piisav viis edasiseks suhtluseks ja kohustuse täitmiseks. Ja siis teine pool on natukene amorfsem, muul viisil kinnitanud oma korrapärast juurdepääsu internetile. Seda on tõlgendamise koht täiesti jälle juhtumipõhiselt näidet tuues, sellist hinnangulist näidet tuues, eks ole, et kui regulaarselt on sõlmitud juba lepinguid mingi kanali kaudu, eks ole, kus seda aadressi on kasutatud ja kahjukäsitlusprotsessis on näiteks suheldud selle aadressi kaudu, siis ja isik võib-olla on ka kuskil öelnud näiteks, et me ei taha paberi peal infot saada, siis võiks võib-olla hakata juba seisukohta kujundama, et ta omab korrapärast juurdepääsu internetile. Et see oleks nagu vastus siis sellele küsimusele. Nii. Slaidide osa on lõppenud, paar märkust on veel. Kuna praegune sihtgrupp on laiem, siis ei puuduta me maaklerite aruandluse teemat, aga annan lihtsalt eelinfona maakleritele teada, et uuest aastast siis toimub aruandluse esitamine ainult uues aruandluse portaalis. Ma saan aru, et mõned uuemad maaklerid ongi juba siis ainult seda kanalit kasutanud, aga täiendav teave, selgitav kiri tuleb selle kohta veel. Ja mis aruandlust puudutab, siis ikkagi panen südamele, et esitage aruandlust õigeaegselt, sest on meile väga selge indikaator maakleri võimekuse kohta see, kui aruandlus hilineb ja tõmbab meile väga kohe tähelepanu siis selles osas, eks ole. Ja osad meie toimingud on ka seotud
näiteks siin järelevalvetasude arvestus on seotud aruandlusega, et kui see nüüd hilineb, siis on meie arvestusi tegevad inimesed üsna hädas. Et palun siis seal, ma loodan, et teie hulgas ei ole neid, kes hilinevad aruandluse esitamisega, aga kui te näete neid maaklereid, kellel on selles osas probleeme omavahel suhtlete, siis öelge neile edasi. Ja minu poolt praegu kõik. Et kui on küsimusi ja suudan jooksvalt vastata, siis olen valmis vastama ja kui ei suuda, siis palun teil küsimus veel kirjalikult meili panna ja siis saab arutada seda hiljem. Edasi, sellega ei ole veel tänane päev lõppenud, meil räägitakse veel ka rahapesust, õigemini selle tõkestamisest, et kuna see on ka sektorit puudutav teema, siis minu kolleeg Sander teeb oma ettekande siit, jätkab sellega, aga nüüd, kas on tekkinud? Üks täpsustav küsimus, Tiider seesama juhendi kohaselt edasi, mainisid, et väga palju sisendit ei tulnud, et kas plaaniski korra küsida laiemalt või ma pean võtma seda praegu kui üleskutset, kui on midagi südamel, siis võib kohe kirjutada või tuleb veel avalik üleskutse? Ei, ikka alati võib kohe kirjutada, et me regulaarselt ei küsi, et kas on mures tekkinud. Mõistliku aja jooksul on võimalik saata oma mõtteid kauta? Tähendab kogu aeg. Kogu aeg? Jah, et ei lähe, küsimuste küsimise aeg ei lähe lukku. Ei, küsimus on pigem selles, et kas kui juhend läheb süsteemselt ülevaatamisele, et siis kõik inimesed ei viibi siin ruumis ja nad ei tea, et oleks kohane oma mõtteid anda. Aga mulle on suuliselt. Tundub, et vist ei ole praegu rohkem küsimusi, siis ma annan sõnajärje üle. Tere ka minu poolt, minu nimi on Sander Ein, olen finantsteenuste järelevalve divisjoni jurist ja minu valdkonnaks on siis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine. Alustaksin siis, et kes on kindlustusvaldkonnas kohustatud isikud rahapesu tõkestamise seaduse mõistes, et kui me vaatame, kasutan edaspidi lühendit, siis raha PTS, et kui me vaatame raha PTS-i, siis seda kohaldatakse muu hulgas finantseerimisasutustele ning raha PTS-i paragrahvi 6 lõige 2 punkti 4 kohaselt on finantseerimisasutuseks kindlustusandja ulatuses, milles ta pakub elukindlustusega seotud teenuseid, välja arvatud siis kogumispensionide seaduse tähenduses kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingutega seotud teenuseid. Ja teiseks kindlustusmaakler ulatuses, milles ta tegeleb elukindlustuse turustamisega või pakub muid investeerimisega seotud teenuseid. Kuidas raha PTS-i rakendada? Selleks, et edukalt tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist, on kõige aluseks oma tegevusega kaasnevate riskide mõistmine ja nende äratundmine. Selleks tuleb kohustatud isikul määrata organisatsiooni siseselt riskiisu ja riskihinnang. Riskiisu on kohustatud isiku riskide taseme ja riskide tüüpide kogum, mida ta on valmis oma tegevuse käigus võtma, oma majandustegevuse ja strateegiliste eesmärkide elluviimise nimel ja mille kehtestab kohustatud isiku kõrgem juhtkond kirjalikus vormis. Riskiisu määratlemisel paneb kohustatud isik paika selle, millistele tunnustele vastavate isikutega ta soovib ärisuhteid vältida ning milliste puhul kohaldab tugevdatud hoolsusmeetmeid. Arvesse tuleb võtta riske ja nendele riskidele vastukaaluks rakendatavaid kompensatsioonimehhanisme. Samuti teisi asjaolusid nagu maineriskid ning rahapesu ja terrorismi rahastamise või muu ebaeetilise tegevusega kaasnevad õiguslikud ja muud riskid.
riskihinnangu koostavad kohustatud isikud oma tegevusega kaasnevate rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide tuvastamiseks, hindamiseks ning analüüsimiseks, võttes arvesse minimaalselt vähemalt klientidega seonduvaid riske, riikide või geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega seonduvaid riske, toodete, teenuste või tehingutega seonduvaid riske, kohustatud isiku ja klientide vaheliste suhtlus- või vahenduskanalitega või toodete, teenuste või tehingute edastamiskanalitega seonduvaid riske. Kuidas siis neid eeltoodud riske maandada, tuleb rakendada hoolsusmeetmeid. Hoolsusmeetmeid tuleb näiteks saab tuua kliendi või juhuti tehtavas tehingus osaleva isiku samasuse tuvastamine ning esitatud teabe kontrollimine usaldusväärsest ja sõltumatust allikast hangitud teabe põhjal, sealhulgas e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste vahendite abil. Siis sama eeltoodu kehtib ühtlasi ka isiku esindaja isiku samasuse ja esindusõiguse tuvastamise kohta. Samuti tuleb tuvastada tegelik kasusaaja. Tema isikusamasuse kontrollimiseks tuleb võtta meetmeid, mis võimaldavad kohustatud isikul veenduda selles, et ta teab, kes on tegelik kasusaaja ja saab aru kliendi või juhuti tehtavas tehingu osaleva isiku omandi ja kontrollistruktuurist. Tuleb aru saada ärisuhtest, juhuti tehtavast tehingust või toimingust ja asjakohasel juhul selle kohta tuleb koguda täiendavat teavet. Samuti tuleb teavet hankida asjaolu kohta, kas isik on riikliku taustaga isik, tema pereliige või tema lähedaseks kaastöötajaks peetav isik. Elukindlustusele rakenduvad eeltoodud hoolsusmeetmed selle erisusega, et elukindlustuse puhul rakendatakse eelnimetatud hoolsusmeetmeid selliselt, et kindlustuslepingus määratud soodustatud isiku nimi tehakse kindlaks kohe pärast selle isiku määramist või selle isiku teadasaamisest. Kui soodustatud isikut ei määrata nimeliselt, vaid teatud tunnuste alusel või muul viisil, siis tuleb selliselt määratud isikute ringi kohta koguda piisavalt andmeid, et oleks tõendatud, et väljamakse tegemise ajal suudetakse soodustatud isiku samasust tuvastada. Järgmisena räägin lähemalt veel isiku samasuse tuvastamisest. Et isiku samasuse tuvastamine on isiku tuvastamine isikuga seotud personaalse ja isikustatud unikaalse teabe abil. Isiku samasuse tuvastamiseks kasutatakse isiku nime, isiku koodi, selle puudumise korral sünniaeg ja koht ning elu või asukoht. Samuti isikuga vahetult seotud muid andmeid nagu elukoht, ehk siis siin juhul peetakse silmas kohta, kus isik alaliselt või peamiselt elab. Samuti tema töö või õppimiskoht. Isiku samasuse tuvastamise käigus kogutud teavet tuleb kontrollida. Seda tuleb teha usaldusväärsest ja sõltumatust allikast. Eesmärk on saada tuvastamise käigus saadud isiku nime ja isikukoodi õigsuse kohta kinnitus. See tähendab, et teabe kontrollimise eesmärgiks on saada kinnitus, et kas see isik, kes ärisuhet luua või juhuti tehtavat tehingut teostada soovib, on see isik, kes ta väidab end olevat. Isiku samasuse tuvastamise käigus saadud teave loetakse usaldusväärseks ja andmete kontrollimine on sõltumatu allika vahendusel toimunud, kui isiku samasuse tuvastamine toimub kas näost näkku infotehnoloogiliste vahendite, näiteks videotuvastuse abil, või notariaalselt või ametlikult kinnitatud isikut tõendava dokumendi alusel ja selle kinnituse originaali nägemisel. Kui isiku samasuse tuvastamine ei toimu eelmainitud viisil, siis tuleb isiku samasuse tuvastamiseks esitatud andmeid kontrollida 2 erineva allika vahendusel. Usaldusväärne ja sõltumatu allikas on ka teave, mille on välja andnud
või mis on saadud kolmandalt isikult või kohast, kellel ei ole mingeid huve või seotust ei kliendi ega ka kohustatud isikuga, ehk on neutraalne. Samuti, mille usaldusväärsuse ja sõltumatuse määramiseks puuduvad objektiivsed takistused ning usaldusväärsus ja sõltumatus on arusaadav ka kolmandale ärisuhtega mitte seotud isikule. Samuti on ka selline teave, milles olevad või mille kaudu saadud andmed on aja ja asjakohased ning kohustatud isik suudab selles ise veenduda. Kaks erinevat allikat andmete kontrollimiseks tähendab, et informatsiooni saamise andmekandja või meede peavad olema erinevad. Sinna hulka kuuluvad näiteks isiku autentimine ID-kaardiga või muu samaväärsega, näiteks mõne teise riigi isikut tõendava dokumendiga vahetult seondud lahendi abil. Isiku autentimine mobiil-ID või muu samaväärse digitaalse isikutunnistuse abil. Isikuga vahetult seotud andmete kontroll rahvastikuregistri või muu samaväärse registri kaudu, eeldusel, et tegemist on usaldusväärse ja sõltumatu allikaga. Kontrollmaksest saadud informatsioon ja teave, et kontrollida isikuga vahetult seotud andmeid, näiteks töö, elu või õppimiskoha kohta. Siia alla võiksid kuuluda ka muud biomeetrilised andmed või muu selline informatsioon, mille näiteks siis sõrmejälg või näokujutis. Ma küsin ühe kiusliku küsimuse. Jah, palun. Kaks allikat. Kirjutasid ID-kaardiga alla ja nüüd kasutades siis teist meedet, palun uuesti mobiil-ID-ga seesama asi allkirjastada. Kahe nõude täitnud. Loogiliselt võttes vist. Jaa, seda võib järeldada küll, et mobiil-ID on küll, ma saan aru, te suunate selle, et mobiil-ID on ID-kaardiga. Keskkonna kahte erinevat vahendit tegelikult. Jah, et seda sellisel juhul seda meedet võiks niimoodi rakendada, et eeldusel, et seal ei ole mingid muud asjaolud, mis juhivad justkui peaks pöörama kõrgendamatud tähelepanu. Et juhul, kui tegemist on madala riskiga kliendiga, et siis sellisel juhul võiks seda lugeda piisavaks.